Plusmiboksi sõbrad. Sügis on käes ja nagu ikka sellise karge ilmaga kipuvad meil haigused hästi kiiresti tulema. Nii et ka mina ärkasin täna hommikul üles valusa kurgu ja kinnise ninaga. Ja sügisene aeg on ka teehooaeg ja täpselt sellel põhjusel, et nendest haigustest pigem eemale hoida. Nii et sellega seoses oleme varustanud teid ka Tervisealkeemia teepakikestega meie sügistalvises Plusmiboksis. Ja Tervisealkeemia andis mulle siis proovida kõik need 4 valikut, mis meie boksidesse läks, ehk siis milline just nendest teedest sinuni jõuab, saab olema sulle üllatuseks. Aga jaa, hakkame pihta. Kõigepealt on siin selline tee nagu immuunsust tugevdav tee ja ma olen nüüd veidikene juba tõbiseks jäänud, et ma oleks pidanud seda natukene varem hakkama jooma. Selle lõhn on selline hästi huvitav, ei oskagi kohe öelda, mis siin domineeriv on, aga paki pealt võib lugeda nii, et koostisosadeks on jänesekõrv, tihashein, hobuköömen, ahtalehine, kassimünt, piparmünt, kaneel, ingver, uurali, magusjuur. Ma saan aru, et jänesekõrv on siiski üks taime, mitte reaalne jänesekõrv siin sees. Nii et iidsel Hiina meditsiinil teadmistel põhinev tee sobib sulle, kui oled sageli haige, väsinud ning su organismi immuunsus on langenud. Teed soovitame juua erinevate haiguste ennetamiseks. Aga ütleb ka, et ei ole hea kasutada külmetushaiguse ajal. Ehk siis, kui ma olen juba siin haigeks jäänud, siis ma tegelikult vist seda nagu väga palju tarbida enam ei tohiks. Aga proovime ära. Hästi mahe on, lõhn on. Ja maitse on ka hästi mahe, et ma ei oska küll siin midagi konkreetselt välja tuua, et kui see väga suur teesõber pole, siis ta on selline nagu kerge maitsega vesi ja ma arvan, et see on hea võimalus oma vedeliku tarbimist suurendada. Haiguse ajal on see väga oluline, et hästi mõnus. Järgmiseks on meil ilutee ja see on selline punane tee, mis lõhnab nagu nelk. Hästi tugev nelgilõhn ja tundub selline jõulutee täielikult nagu, et täiesti tekitab jõulutunde kohe. Aga ilutee koostis olev must pipar stimuleerib naha energia ja verevarustust, niisutab ja silub nahka. Tänu kaneelile, kardemonile ja ingverile kiirendab tee ainevahetust ja jääkainete välitamist kehas. No võt, see saab olema siis selline hea jõulutee, ta on natukene detox-laadne mulle tundub ja ma arvan, et see on eriti hea just pärast suurt jõulusöömat. Aga siin on isegi goji berri tulbivad, nii et need on mõnus pärast ära süüa. Hästi tugev kaneeli maitse ja täiesti jõulutee minu jaoks. Mina olen pannud seda puru lihtsalt tassi sisse ja mind üldse ei häiri seda joom, sest väiksemad purud vajuvad põhja ja goji berrid jäävad peale, mida hiljem ära süüa. Nii, järgmiseks on siis soojendav tee, mis ütleb meile nii, et see on iidsel Hiina meditsiini teadmistel põhinev tee ja sobib sulle, kui sul on üldine külma tunne või su käed ja jalad külmetavad sageli. Kuna kardemon ja ingver toetavad immuunsust, siis soovitame teed juua erinevate haiguste ennetamiseks. Tee sobib eriti hästi külmal ja niiskel aastaajal. Täiesti sügisene tee siis. Ja selle lõhn on hästi tugeva kaneeli lõhnaga. Siin on küll vastunäidustuseks pandud palavik ja rasedus, nii et mina seda kahjuks väga palju juua ei saa praegu. Palavikku mul ei ole, aga raseduse kohta kaebun küll, nii et ma proovin selle küll ära, aga ma pean jätma selle veidi ootele enne, kui ma siis saan seda juua. Et ma täpselt ei tea, mis põhjusel rasedad seda juua ei tohi. Aga ei tasu riskida, ma usun siis, kui Hiina meditsiin nii ütleb. Hästi tugev kaneeli maitse. See värvus on ka juba selline kaneelilik pruunikas. Ja hästi tugev kaneelikas. Mina olen null kaneelisõber, ma panen seda absoluutselt igale poole, nii mind see üldse häiri, aga kui sinule kaneel
on häiriv, siis võib-olla see pole sinu jaoks. Aga jah, väga mõnus. Nii, viimaseks on meil elujõutee ja see sobib hästi üldise väsimuse, jõuetuse, seedehäirete, kõhugaasid ja puhituse korral ning tänu siis eluväädile on teel immuunsust stimuleeriv toime. Kaneelikoor aitab nii vaimse kui ka füüsilise kurnatuse korral, tugevdab keha ja annab energiat. Ja seda võib juua igal ajal. Ja selle puhul, et ma olen seda juba ühe korra joonud enne, sest mulle lihtsalt nii pakkus põnevust selle sisu. Siin on suured tükid lilli ja koori ja igasuguseid marju, et need kõik ulbivad seal ilusti mul tee sees ja hästi palju kootši marjasid on ja see lõhnab nii magusalt. Siuke hästi mõnus magus tee. See on nüüd mul siin olnud veidi kauem. Et esimesel korral, kui ma seda jõin, siis ma ei hoidnud seda puru nii kaua seal sees ja nüüd ta jäi mul see juba pikemaks ajaks ja tõesti hästi mõnus, magus. Ma ei paneks siia mett mitte midagi. Võib-olla sellele kaneeli maitselise teele paneks mingi meelusika veel sisse, et annaks hästi mõnusa maitse ja immuunsust tugevdavale ka, kui sa oled natukene siukse magussõber, sest see on väga lahja selles mõttes, tal ei ole mingit tugevat maitset. Et see on küll täiesti puhtalt niimoodi joomiseks, et hästi mõnus. Aga jaa, soovitan vaadata enda kodulehtedele, sest nendest 4 valikust on neil veel tohutult igasugused ägedaid teesid seal ja lisaks teede valikule pakuvad nad erinevaid Hiina meditsiinil põhinevaid ravimeetmeid ehk siis massaaž või nõelravi ja muud sellised, et seal on ka koolitusi põnevaid, millest tasub võib-olla osa võtta, et kui sul on mõned mingisugused vaevused, siis võib-olla see on hea alternatiiv või lähenemine oma tervenemisele. Võt nii, aga olgu, ärge siis teie haigeks jääge, püüdke ennast varuda igasuguste huvitavate teedega, et see sügis ilusti vastu pidada, eks ole. Tšau!